tulen siis Bauhofist praegu ja käisin siis vahetamas ABB kahest lülitit sellist. Et põhjus siis selline, et eile või üleeile, mul päevad sassis, minestas ära siis see 1,5 lülitist, et hakkas veits särisema see elektrivärk seal, et pani mingi vana lüliti sinna, siis sellega toimetas ilusti ja sellel ilmselt, ma ei tea, kas sees siis mingi klemm või midagi või vedru või midagi väsis ära. Ja siis hommikupoole käisin ja siis päeva peal helistasin siis ABB-sse ka ja rääkisin seda oma muret seal ja leidsin siis oma selle Bauhofi arvega üles, nii et Bauhofis ka siis sõbralikud töötajad ja vahetasid siis mul nüüd ümber ära selle lüliti ilusti, nii et nüüd ma saan siis selle panna jälle sauna juurde toimetama, nii nagu kord ja kohus. Aga jah, see nädal, ütleme niimoodi, on läinud suhteliselt kiirelt, et mõtlesin siin ka, et äkki õnnestub mul siin täna Imbrega üks intekas teha, Imbre-vähist räägin, et siis pole temaga ammu neid vestlusi teinud. Meil on 4 vestlust tehtud ja äkki siis, ma ei tea, nädalavahetusel õnnestub või mitte. Igal juhul täna oli Imbrel väga kiire päev ja tegude rohke ning kui sa, Imre, vaatad seda postitust, siis tervitused sulle sinna. Ning lähen siis nüüd, panen oma reedese päeva nagu selles mõttes kotti ära, et õhtupoole siis minna külla ja siis peaks olema mul seal sõprade juures täna vist äkki mingi TikTok live isegi. Kui oleks veidike suvisem olnud, siis oleks saanud suve alguse mingisuguse peo teha, aga ja väljas ilmselt terrassil, aga kuna väljas on ju mingisugune 20, ei olegi 20, 15,5 näitab autona, pidi 26 olema, aga on 15,6 ja ilmselgelt siis sellise vihmase ilmaga väljas ei ole ning tuleb siis seest toimetada. Kas ma selle laivis ise olen täna, seda ma ei tea. Sõltub tujust, meeleolust ja kõigest sellest ja väsimusastmest ka, et viimasel ajal ongi niimoodi, et kuidagi väga väsinud olen olnud ja jõu ära oodata, kuna see uus Pocket 4B siis reaalselt ilmub, et veidikene rumoreid lugenud selle kohta, et peaks tulema nagu tummisem tükk kui 4 lihtsalt, et kuigi 4-l on ka juba päris palju häid omadusi, aga jah, minu jaoks on siis square filmimine oluline, mida ma tahaks kindlasti, et see on siis 1x1, ei 1 jagatud 1 ruut, mis siis praegu B3-l ja B4-l on ta ikkagi 3K, aga sellel võiks ta 4K olla. Aga jah, 4 puhul näiteks 240 freimi filmimine siis 4K puhul on ikkagi väga hea asi, mis mulle huvi pakub. Nii et hetkel siis filmin Osmo Action 6-ga ja sellel on kõik pilt ilusti terav ja kui teha selliseid päevaseid kaadreid nagu praegu, siis ma usun, et ei ole sellel pildil ka häda mitte midagi, et kannatab filmida küll ja kui tuleb õhtu, siis tuleb ilmselt ikkagi võtta siis juba profikaamera FX3 välja ja siis sellega teha vlogi, sest ma ei tea, kuna on tarne, siin 14. mail oli siis Cannes'is Prantsusmaal oli siis selle DJI Osmo Pocket 4B mingisugune esitlus, näidati siis cinematograafi inimestele, ma ei tea, kas fotograafid olid sinna kutsutud ja kõik võimalikud nooblid tähtsad inimesed, et neile tehti esitlus ära selle isendi puhul, nii et see, mis on nagu rumorite info, see ei pruugi üldse vastata sellele, mis nagu päriselt, ütleme, välja tuleb ja nüüd teha, ütleme, see möödalask, et osta endale Pocket 4 ja siis tuleb välja, et võib-olla mingi 100-150 euri kallim on 4B, siis ilmselgelt on see endale jalga laskmine, et selles mõttes ma vahet ei ole, siis istun ja ootan, et see ootus on ka vahepeal põnev nagu. Aga jah, selline see tänane
vlog on, et mina igal juhul hakkan siis nüüd valmistuma õhtuseks peoks ja üritan siin kuidagi liikluses siis ellu jääda ja soovin sulle siis ilusat algavat nädalavahetust. Tšau!